Tere tulemast kaasamisprotsessi kujundama ja läbi viima. Meid ootab ees töö, mis on iga kord põnev ja ainulaadne. Kaasamisel on 5 etappi. Esimene samm, taust, ootused. Teine samm, protsessi kavandamine. 3. samm, tegutsemine. 4. samm, kommunikatsioon ja 5. samm, otsustamine, hindamine, tagasiside. Vaatame, kuidas see käib. Tere, minu nimi on Aarne ja ma räägin teile, kuidas Tartu linn linnaelanike kaasates need siinsed kaldapealsed ilusaks saab. Vaadake siin ringi. See ilus kaldapealne tahab korrastamist. Park tahab korrastamist. Jõe kallas tuleks aktiivsemaks muuta. Puud on välja kasvanud. Aga kuidas täpselt seda teha? Kaasame linnakodanikud ja küsime neilt. Uue lahenduse eskiisprojekt riputati linna koduleheküljele ja Facebooki, kust küsiti, et mida sooviksite selle projekti juures muuta. Samamoodi sai siia alale paigutatud teade, kust sai QR-koodi abil otse eskiisprojektiga leheküljele. Ja järgmiseks kutsuti kokku rahvakoosolek, mida ma teile kohe näitan. See projekt on praegu tööfaasis. Just neil päevil pandi parandatud projekt taas linna koduleheküljel üles. Samas linn tunnistab, et kuigi projekt sai lõpuks äge ja kaldad saavad ka kindlasti ilusaks, oleksime tartlaste arvamust võinud hoopiski rohkem ja paremini küsida. Kuskil ei ole näidatud, kui palju ja milliseid linnakodanike arvamusi on arvestatud. Igaüks peab ise näpuga järg ajama või siis 1,5 aastat ootama, kuni kõik tööd siin tehtud saavad. Praegu, kui kõik veel pooleli, on vara tagasisidet anda. Aga ma loodan, et varsti on siin hoopis ilusam. Tegelikult on siin praegugi päris ilus. Linnakodanikel on avaliku ruumi kasutamisel oma harjumused ja ootused, mida on oluline teada. Pildid aitavad inimestel kaasa mõtelda. See on ka hea võimalus testida uudseid tehnilisi lahendusi, nagu näiteks QR-koodid ja muud sellised. Ära põlga ka vanu tuntud kaasamisviise, näiteks rahvakoosolekuid. Läbi vaieldud otsus tekitab vähem kriitikat. Nii pika protsessi puhul, nagu jõekallaste rekonstrueerimine, tee vahekokkuvõtteid ja jaga infot muutuste kohta.